hääletu aeg, mu sees vaikne tee, kadunud ööd mulle enam haiget ei tee. Tules mu mõtted vaikivad veel, kannavad unistust, mis alles on veel, mis alles on veel. Õhtu Elena majas algas näiliselt rahulikult. Suveõhk oli raske ja liikumatu ning isegi aknast sisse voogav valgus tundus kuidagi tuhmim kui tavaliselt. Köögis istusid Agne ja Emma, tassid jahtumas laual, kui Emma lõpuks rääkima hakkas. Tema hääl värises juba esimeste sõnadega. Aapo kutsus mind jalutama randa, ütles ta vaikselt. See oli tema mõte. Ma ei osanud midagi halba karta. Ta jäi vait, pilk kätes, justkui otsides sealt tuge. Elena istus laua ääres, käed tasaselt lauaplaadil, pilk Emmal, liikumatu ja tähelepanelik. Seal oli paat, sosistas Emma lõpuks. Ja paadis oli naine, ta oli surnud, veri paadiservadel. Aapo jäi kutsus kriminalistid, mina ei suutnud, ma pidin ära tulema. Köögis valitses vaikus. Agne tundis, kuidas kõhus tõmbas külmaks, justkui oleks keegi avanud ukse millelegi, mida enam sulgeda ei saa. Elena hingas sügavalt sisse. Uurijad selgitavad välja, kes ta oli, ütles ta lõpuks vaikselt. Aga mul on halb tunne, selline, seletamatu. Samal ajal ranna lähedal metsaäärse tee juures lõpetasid uurijad Teet Kalm ja Aapo Pärg sündmuskoha ülevaatust. Aapo püüdis pinget hajutada naljade ja puhkuse teemalise jutuga, kuid Teet jäi endiseks, vaoshoituks ja keskendunuks. Isiklikke asju ei olnud, ütles Teet. Isik tuleb tuvastada. Jaoskonda ka, ohkas Aapo. Mul on puhkus. Hauas puhatakse, vastas Teet lakooniliselt ja suundus küla poole. Umbes tund hiljem koputati Elena uksele. Uksel seisis mees, kelle pilk oli rahulik, kuid väsinud. Teet Kalm, kriminaalpolitsei. Kui ta näitas telefonist pilti rannast leitud naisest, tardus Elena pilk. See on Eva-Liisa, ütles ta lõpuks. Tema vanaema Matilda elab siin külas. Järgmisel päeval algas elu taas oma tavapärases rütmis. Agne läks varahommikul tööle hooldushaiglasse, püüdes keskenduda patsientidele ja tööle, mis ei lubanud mõtetel liialt uitama minna. Elena jäi koju ning alustas veebinõustamistega, hoides teadlikult fookus teiste inimeste lugudel. Haiglas rääkis Agne personaliosakonna juhatajale Emmast. Hooldusosakonda otsiti uut töötajat ning Agne soovitusel pakuti Emmale võimalust läbida väljaõppe. Emma võttis selle vastu, mitte suure rõõmuga, vaid vaikse otsustavusega. See oli esimene kindel samm pikalt veninud ebakindluse järel. Samal ajal liikus Säsil mööda metsarada Elena maja poole. Ta sattus peale mehele, kes kaevas metsas auku ja püüdis midagi sinna peita. Hetkeks kohtusid nende pilgud. Ohutunne lõi Säsilil hetkega jalga alla ning ta pöördus jooksu. Mees reageeris välgukiirusel. Ta jooksis Säsilile järele, lõi teda labidaga vastu pead ning vedas teadvuseta naise mahajäetud majja. Seal sidus ta Säsili kinni ja jättis ta teadmatusse. Õhtu saabudes helistas Agnele Oskar, Säsilist polnud kusagil. Maja täitis murelik vaikus. Hämaruses leidis Matilda metsarajalt telefoni. Ekraan helendas ja siis kuulis ta vanast majast summutatud häält. Kas keegi on seal, küsis ta vaikselt. Vastus oli nõrk, kuid elus. Matilda ei kõhelnud, ta kutsus Oskari ja koos murti vana maja uks lahti. Seest leiti Säsil, kurnatud, kuid elus. Järgmisel hommikul rääkis Säsil Aapo Pärjale kõik. See viis uurijad Rainerini, meheni, kes oli tapnud Eva-Liisa ja rünnanud Säsilit. Selgus, et Eva-Liisa oli olnud seotud narkootikumide vahendamisega ning otsustanud sellest politseile teada anda. Rainer tappis ta, kartes paljastamist. Sama päeva õhtul seisis Elena maja ukse taga ootamatu külaline. Alex oli saabunud Rootsist. Politsei oli talle teatanud Eva-Liisa tapmisest. Õhtu möödus vaikses ja raskes vestluses. Peagi otsustas Alex minna Matilda juurde. Ta ei tahtnud üksi otsustada, kuidas Eva-Liisa ära saata. Matilda oli tema vanaema ja ainus lähedane. Nende vestlus oli täis vaikust ja mälestusi. Samal ajal vahistasid Teet Kalm ja Aapo Pärg metsas, vanamaja juures Raineri. Mees ei osutanud vastupanu. Juhtum sai ametlikult lahenduse. Järgmisel õhtul istusid Elena ja Teet kohvikus. See ei olnud töökohtumine. Vestlus oli rahulik ja aus, 2 inimest, kes olid kohtunud valede sündmuste kaudu, kuid õigel hetkel. Ma ei oska nalja teha, ütles Teet lõpuks. Aga ma ütlen ausalt, te olete mulle väga sümpaatne.
Elena naeratas. Järgmisel hommikul istusid Agne, Elena ja Emma taas Elena köögis. Kohv aurus kruusides, laud oli kaetud lihtsa hommikusöögiga. Väljaõpe läheb hästi, ütles Emma. Järgmisel nädalal juba haiglasse. Elena tuli trepist alla unine, kuid rahulolev. Agne muigas ja sosistas Emmale. Vaata, mida üks mees võib teha. Elena naeris, klaasvett käes. Köögis oli soe ja helge. Mõned lood olid leidnud oma lõpu. Mõned alles otsisid algust. Jätkub.